te leitad? Kuule, ma ei tea, kas reisile minek on ikka hea idee. Lapsed ei tohiks jõuludel üksinda koju jääda. Ma nõustun sinuga, kallis, aga me saaks puhata üle pika aja. Nägin internetis väga soodsat pakkumist ja pidin piletid ära ostma. Ja lapsi üksi jätta? Sind võidab ainult raha, sa ei mõtle üldse minuga kaasa. No hea küll, lähme koju, soovi. Aga piletid lähevad ju raisku. No otsusta ära, mida me siis teeme? Hommi, te juba üleval. Reidjad magavad. Hoia parem mu suu kinni, need targad välja. Kaspar, miks sa nii pahur oled? Kas sa nägid jälle halba trollidest või? Loomulikult, Maarjake. Parem näha mõned trollid sind. Maarja, Kaspar, kas isegi vara hommikul ei silma tülitsemata olla? Tema ulustab. Aitäh, et käsitleme magada. Miks te valite, et on meil jõulud? Mina arvan ka, võiks hakata näiteks kodu kaunistama. Minu tuba on juba kaunistatud. Me teame ja sa juba novembris alustasid. 1, 2, 3, kus Stefani on? Ma ei tea, ta vist jõudnud jälle eile koju. Ole vaata, ta ilmselt magab. No, kes tahab piparkooki teha? Kaunistada? Mis praegune õpilõeks esimene on või? Ma võin piparkooke teha, tube kaunistada, kuus kehtida, kaudu katta. Tee siis. Mul on paremat idea. Mina ei jõua ainuga sinna kõiki teha. Kui te ei taha jõule, siis ei tule jõule. No, kõik korra. Ei ole kõik korras. Nüüd on asi otsustatud. Hakkame pakkima. Lennuk väljub 2 tunni pärast. Espere sõnaga, me oleme reisile! Teie jääte koju. Teie ei tahtnud jõule. Teie ei saa ka neid. Me ei saa kätte reisile. On ju nii? Jah, kallis. Ma tahan ka reisile minna. Miks see nüüd õige? Ei saa. lapsehoidja. No mingid 5 aastat oleme või? Teid ei saa üksi jätta, eriti sind, Stefani. Tule näha, meil on kiire. Aga Laua peal. Aga tšau. Tšau. Kaks oodab. Aga oota. Me oleme nüüd üksi kodus ju. Meile tuleb ju turvamees külla. Ega see ei takista. Nad Kaspar, mis see tähendab või? Täpselt ei oska öelda. Äkki väike istumine? Lambi tiks. Ei mingit pidu. Käisid peost rääkis? Väike istumine tuleb. Väike istumine? Kas sõbrad tuleb külla, vaatame filmi? Jaa, muidugi niisakene. Muidugi. Kaspar, kutsu sõbrad külla siis. Tere. Tere. Nii, ma ei ole teie ema ega isa. Ma ei viitsi teid kasvatada. Sa oled kõige normaalsem turvamees, keda ma tean. Lihtsalt teadnud sulle, et meil tulevad sõbrad külla. Nii, ja siis... Kas nad on juba kohal? Oota. 4, 3, 2, 1. Vai kurja. Nägid seda praegu? Tšau! Kuidas kupski ära? Üksi kodus, jah? Yes. Kust nemad siia said? Mina neid küll ei taha. Ole vait, nemmerga. Sina minne Liisaga teise tuppa. Sõbrad jäävad küll siia. Aga mis pidu see ilma muusikata on? Just tümbõhja. Kohe saab. Eriti hea, pikk kuusk üleval. See pole meie oma. Aga miks sa siis siin? Mina ei tea. Aga tavaliselt on jõuludes kuusk kaunistatud. Mis see praegune viga on? Ja no me olemegi erilised. Normaalsus on igav. Kui pole kaunistatud, siis järelikult pole ka seda vaja. Siin majas üldse ei tähistata jõule. No kui nemad ei tähista, tähistame meie, eks? Ma ei saa aru, miks ta lapsehoidja olema peab.
Ma ka ei saa aru, miks ma teid üldse valvama pean. Te saate omavahel ju nii hästi läbi. Aga kuulge, soojame kuuse maha ja teeme tuld. Kes see teeb nii? No nüüd ma saan aru, miks ma teid valvama pean. Kuidagi külm on teil siin kodus. Sooja vaja teha. Nüüd, Stefani, kust teil saab? Siin all kapis, aga sa nagunii ei oska kasutada seda ju. Robert on see vana metsamees, küll Taavi oskab. Oh, chill mees, ei saa siin midagi. Soe. Teete nii see passi, ma võite kappa. Meil on nali naljaks, aga see on juba lapsik, lõpeta ära palun. Ise oled lapsi, ise kutsusid külla ja nüüd rikud kõik ära. Tule võtta saag ära, kui julge. No anna see juba siia. Jooksu. Mida te teete? Alja peab ka saama iga päev. Vanemad kodust ära lähe. Joo, see vaba pleis. Kust te teate saite selle? Täna kõiki sekunditega teada ju. Ma kirjutasin Twitterisse. Mis asja kuusega olete teinud? Millest me ilma oleme jäänud? Mitte millestki, ma ei ole teid kutsunud, kaduge välja. Liiga palju rahvast ei ole ka hea. Issand jumal, võtke chillit, ise tegin neile koka välja. Mis? Niimoodi tahad sõbrad välja ajada? Kuulge, ärme vaidle, teeme nalja. Jõulud ikkagi. Kuulge, ma olen üritanud aru saada, mis asi see on, aga ma pole aru saanud. Mis asi see on? Mis asi? See. Meenutab minu vanaisa, seda te kindlasti pole. Sinu vanaisa ma tean, meenutab teda küll. Kuulge, see rohkem Kaupo moodi. Ära solva pilti, ma väga ilus poiss. Oh, Kaupo, Shrek helistas, ta tahab oma nägu tagasi. Selle pildi on sellest Liisa 4-aastasena. Ja see on meie perepilt ja teie asemel teda rohkem ei solvaks. No kui siit poolt vaatad, see on jah teie perepilt. Näita mulle ka. Mis tegite? Mis asja? Helena ja Markus tuleb kindlasti välja. Mis asja? Tuleb kohe tema asja korda ja. See parandas mitte midagi enam. Nojah, mis sa tead, kui meie abi ei vaja. Kuulge, aga diivani võiks küll mujale panna, võttes liiga palju ruumi. Ja miks see kapp nii vana välja näeb? See isegi ei meenuta kappi. Aga see kapp ei ole, mis asi see on? Esiteks, see on telekas, kus ma vaatan iga aasta filmi üksinda kodus, ja teiseks, see ei ole vana. Aga mis siis? Selle viskame lihtsalt välja. Kuulge, see on minu kodu ja minge mööbletage kuskil mujal. Mine välja! Davai! Mõtle, tuled aamendamas ja meie kutsume sind külla lihtsalt. Tee ka. Mine välja! Mine välja! Mine lihtsalt välja! Ma ei tea. Mida te siin tegite? Nüüd on jõulurikud täielikult rikutud. Meie rikkusime jõulud ära. Kuulge, on juba südaöö ja teie olete siia ainult jama korraldanud. Südaöö. Äkki peaks magama minema? Mine, kes see keelab? Oh jee, arvake ära, kes võitis just kastide Coca-Cola. Mida te siin korraldanud olete? Tuba sassis, ise pole rõõmsad. Mind ei huvitanud, väikest pela. Kuulge, palun, kaunistame tube. Äkki tuleb jõulutunne tagasi. Ma arvan ka. Okei. Rikkusite iseenda jõulud ära. Parandus. Lisaks sellele olete te jõuluvana pahatavaste nimekirjas. Haledad olete, sest teie arvates jõuludel ei ole mõtet.
Näete nüüd, rikkusite kõigepealt vanematele juurde ära, nüüd endad. Ega ainult meie süüdi ei olnud ju. See on kõige veidram unenägu. Aga äkki see pole mõni. See, et arvate, et see on unenägu, teeb teid veel haledamaks. Need kaunistused ei sobi siia. Võta nüüd maas. Meie otsustame siin, kuidas meie ära lähme. Loodan, et teile mõnelikke jõule ei tule. Aga aitab küll nendest tüüpidest nüüd. Meil peab vaja täna palju kohti läbi käia. Kas te olete mingid teie sõbrad või? Kindlasti mitte. Tahaks ka teada, mis asi see oli praegu. Kuulsite, meil ei tule enam jõule ja tuba on jälle tühi ja segamini. Enne oli mõttetu, aga nüüd on veel hullem olla. Isegi. Veel üks, siis peab jõule rikkuma või? Ma ei jaksa enam. Kaua võib? Nägite, see nüüd märkab, näpistage nüüd kohe. Oi, mitte nii tugevasti. Miks te nii negatiivsed olete? Jõulud on ju. Tulge välja, et märkasid mind. Kus teie jõulukaunistused on? Mingid kurjad olendid võtsid nüüd ära. Saab neile tagasi panna. Me ei suuda. Tuju on täiesti nullis. Lihtsalt ei jaksa enam. Aitame teid ju. Siin ei saa aidata. Nagu täiesti kadunud on jõulutuju. Kõik on nullis. Kadunud. Tahad näha, et alatiseb kõike paremaks teha. Me kõik teeme vigu ja nendest me õpime. Te saate veel oma jõulud rõõmsaks teha. See väga ei aidanud neid. Mul on küll
koolile. meil on palju tööd, seega peame minema. Aga teie, olge rõõmsad. Sest jõulud teete enne rõõmsaks ainult teie ise. See ei ole normaalne, mis siin toimus. Ma ei tea, mul ei ole ikka õiget jõuluunnet. Tuba on nagu jõululaad. Minu meelest on küll väga ilus. Pole ainult, et ei ole, lihtsalt veider on. Mul tuli üks mõte. Ma helistan ühele vanale tuttavale. Ohoo, kellele? Kui ma ütlen, siis sa ei usu. Kuule, palun tule siia. Meil on hädaolukord. Mis see oli? Kui ma ütlen, siis sa ei usu. Tere lapsed! Tere! 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 Jõulupäeva või? Kuulsin, et Liisakesel on mobi vaja. Räägi siis, mis probleem? Kasparil ja Stefanil on jõulutunne kadunud. Miks nii? No nad ise rikkusid jõulud ära ja siis tulid veel need JHTV-d. Neid ma tean, nad peab kohe ära ajama, sest ei tohi lasta halval ennast mõjutada. Jõulud teed endale rõõmsaks ainult teie ise. Aga me ei oska enam, me lihtsalt rikkusime jõulud ära. Kohe seletan teile, mis väärtus on jõuludel ja millest ilma jääte, kui nii mõtlete. Isegi kui rikkusite me jõulud ära, siis ainult teie ise saate olukorda parandada. Aga mida jõulud tähendavad siis? Kingitusi? Ei, Liisake, palju rohkemat tähendavad. Toon näite, vaata. Aitäh sulle, et sa kulutasid minu kaardi tegemiseks oma aega. Aeg, see on palju väärtuslikum kui raha. Nägi. Teiseks, kellega sina soovid oma jõuluõhtu veeta? Endal väga kallite inimestega. Õige, näiteks oma ema isaga, vanaema vanaisaga, tädi onuga. Kassi, koera või oma põhjapõdraga. Kas sulle tähtis, kas keegi kingitus on midagi? Kingitused on küll toredad, aga peaasi, et minu lähedased on terved, nad on minuga ja nad toetavad mind. Palju te olete mõelnud sellele, et saite nii mõttetu kingituse või liiga vähe kingitusi? Või hoopis muretsete, mida keegi teist arvab, kui te ei tee neile piisavalt kalli kingituse? Aga kui palju te olete mõelnud selle peale, et teil on söök laual, teie lähedased on teiega, teil on mõnus olla, sest palju teil ei pruugi sedagi olla. Aga meie ei ole ju praegu oma lähedastega koos. Vanemad läksid ära, sest meie keersime kõik tuksi. Ära muretse, kõik saab korda. Ei saa ju. Vanemad läksid meie pärast ära. Soovid, et vanemad tuleksid tänavu ju? Küll su soov läheb täide. Ma usun, et nüüd te saite aru, mida jõulud tähendavad. Mõelge sellele, mida ma teile rääkisin. Ma arvan küll, et nüüd me saime päriselt aru, mida jõulud tähendavad. Aitäh, Liisa, et sa helistasid. See oli tõesti hädaolukord. Me peame nüüd minema, sest meil on veel palju muudki teha. Te olete saanud õppetunni sellest, et hoolimine ja lähedus on jõulude ajal kõige tähtsam. Aga kuna jõuludel tehakse ka kingitusi, siis otsustasime ka meie teid mõned napimad kaasa tuua. Ja kingitustega näitame, et hoolime teist nagu kõikidest lastest maailmas. Häid jõule! Häid jõule! Nii, võta. Aitäh! Aitäh! Häid jõule! Tšau, lapsed! Tšau! Aega! Kurat, arvutis ja aku jääb. Oleks pidanud laadima kaasa. Oi, kui hästi läinud. Tujud teil rõõmsad, tuba kaunistatud ja mina saan raha millegi eest. Kahju, et sa mõtled ainult rahale. Elus on ka palju tähtsamaid asju. Näiteks üksteisele toeks olemine ja üksteisest hoolimine. Kas me peaksime talle rääkima? Kindlasti mitte. Selge, ei tahagi teada. Usun ja. Liisa, ma teangi, et sa jõuluvanaga tuttav oled. Kas te tõesti arvasite, et teate minust kõike? Vabandust, me oleme kogu aeg kõrvale jätnud. Me Üritame üritame seda seda parandada. Loomulikult ma annan teile andeks. Sest kõige tähtsam on see, et me oleme teineteisel olemas. Ema! Andke andeks, me tahtsime neid jõulurohkem üksin pärast. Aga teie piletid? Ah, need kandsin peale baaririk, see oli lennust maha jäänud. Palun vabandust, et me asja jamaks keerasime kõik siin. Ega, et me ei väärtustanud ja koosolek. Te olete meile väga kallid.
see on väga armas. Kas seda ütles Stefan ilma solvangu ja sarkasmita? Jaa, miks see nii imelik on? No tavaliselt ei räägi meiega. Või kui räägid, siis mitte sõbralikult. Vaat selle eest tahan ma vabandust paluda. Te olete tegelikult mulle väga kallid. Me väga väärtustame seda Stefani. Me kaunistasime ka ära. Kas meeldib? See on väga ilus. Aitäh teile. Seega te ei olegi pahased? Üldsegi mitte. Mul on nii hea meel, et saame ikka jõuluõhtul kõik toredasti koos olla. Sest jõulud muudame rõõmsaks meie endale, ainult meie ise. Aga kust te need kingitused saite, mis kuusa all on? See on pikem jutt. Ikka väga pikk jutt. Ma ei tahaks segada, aga ma arvan, et mul on nüüd aeg minna. Kohane on tasu. Ei, ma ei taha teie tasu. Kaupige jõule. Häid jõule sulle. Teile ka. Jada. Mina tahaks teha mingi kõik koos. Kuidas oleks ühe suure sooja kalli ja ühise lauluga? Nii, mina tänan kõigepealt kõiki üheksandike terve seda näiteseltskonda. Ja need, kes laulupeol pole võib-olla käinud, need ei saanud aru, et autor tähendab seda, et kutsutakse esile näidendi autorid. Ja ma tahan eraldi veel esile tuua selle, et tänavuse jõulunäidendi autorid olid 9. A-klassi tüdrukud Arianna ja Sandra. Aplaus endale väga.
räägin igal aastal sama juttu. Ma räägin igal aastal sellest, kuidas meil on koolis jõulunäidendite traditsioon ja võin öelda seda, et me oleme nüüd 6 korda jõulunäidendit teinud. 3 korda, esimesel korral valisin ma ise näidendi ja nüüd 3 korda juba on tulnud initsiatiiv õpilastelt endalt. Nii et minu meelest on see üks parim asi, mis ühel koolil juhtuda saab, et siin on sellised säraga inimesed, kes tulevad novembri alguses minu juurde ja ütlevad, õpetaja, ma kirjutan jõulunäidendi sellel aastal. Ja ma loodan, et see eeskuju oli nakatav, ma loodan, et järgmine aasta novembri alguses tuleb jälle keegi ja ütleb mulle või kellelegi teisele meie koolis, õpetaja, ma kirjutan meile jõulunäidendi. Ja ma tahtsin tervele teie seltskonnale veel kord väga suure aitäh öelda. Üks asi on see, mida te siin laval nägite näitlejate töö osas, aga meil olid ka väga tublid ja tugevad dekoraatorid, kes alati hoolitsesid selle eest, et tõepoolest proovi alguses olid kõik rekvisiidid õigetel kohtadel, et näitlejatel oleks neid kohe võtta, kui vaja. Meil aitas üks noormees muusika valida, meil on siin väga palju selliseid pisikesi nipet-täpet asju, mis üldse välja ei paista, aga tänu millele see näidend on selliseks muutunud. Ja ma võin öelda oma kogemuses seda, et mina ütleksin küll, et sellel lennul ja need, kes siin teie ees on küpsuseksam sooritatud 5 peale, sellepärast, et sellist head koostööd, nagu ma siin nägin, ei oleks ma osanud oodata enne, kui seda näidendit lavastama hakkasin, nii et väga tubli, ma loodan, et see jõulunäidendi tegemine jääb teile üheks ilusaks mälestuseks, et kui te kunagi 10 või 20 või 30 aasta pärast kokku saate, siis te mõtlete, aga mäletate, kuidas me tegime koos jõulunäidendit ja mäletate seda, kuidas Kaspar hüppas sinna tooli peale ja kuidas keegi selle kuuse ümber ajas ja nii edasi, nii et ma loodan, et need ilusad mälestused sellest tegemisest jäävad teid saatma. Aitäh teile!